nii lausvõtmist ei saa olla, peab nagu ühe kaupa võtma. Ei näe nii ilus välja. Mingi pisike putukas on neid lehti söönud. Ei tea, võib-olla natuke väike nõu on. Kui peal siis saab hakkama. Ma oma ühepaja toidu sisse panen 3 korda rohkem kui siin praegu on. Kaob nii ära, et mass on ju väike. Võtame algus lahti ja siis, et mõlemat moodi on tahtmine proovida. Ikka aja näpuga siis ja see ots võtta. Võib-olla ongi see ots võetud. Peab tõesti vahele toppuma. Ta ei taha hästi vahele minna. Nisul on see asi, et kõrrelistel on, nad on kole kiulised, juba noorelt on kiulised. Seetõttu ei saa neid niisama süüa. No et teed, ütleme, autise või salati või midagi on ikka vahel juba läinud. Kole raskelt jääb vahele. Ahah, nüüd hakkas tulema, jah. Teeme mingi osa ära, siis keerame seda raskemaks. Vaatame, kas siis tuleb kõrrelised, ta on kiulised kangesti. Ma mõtlen seda, et me eraldame küll ära, aga siis võib seda osa ka proovida, mis selle peale hakkab. Sest naat on ju pehme, naadil ei ole seda. Ei, ega ma ei ole teinud niukest mahla, rohumahla. Kõrrelised. Tähendab, need lähevad väga kiuliseks ja kõvaks. Tähendab, juba päris noorel idul ja poole sentimeetri idu võtab juba tugevat kiud sisse. Et siis seda söödavamaks teha, siis tuleks need kiud välja eraldada. Selleks on siis see mahla tegemine. Aga muidugi see on niuke peenutis nagu porgandimahl ja peedimahl. Ei ole mõtet neil teha, miks siis see ülejäänud osa ära visata, see on täitsa kahjulik.